See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud. See polegi muud. See polegi muud. No nii, episood 4. Tere, Heilika. Hello, Angelika. Iga kord see alustamine, me peame rääkima sellest. Iga kord, kui me alustame uut episoodi, me lihtsalt mingi mitu minutit irvitame üksteisele näkku ja lihtsalt see algus ei lähe käima. Ja siis kui läheb, siis läheb täiega. Ja siis ongi mingi 1,5 tundi juttu lihtsalt. Et kuidas läinud on? Hästi, kuidas sul läinud on? Ma arvan, et hästi. Hästi tegusalt ja toimekalt igas aspektis tegelikult, et veel viimased, ma arvan, mingid puhkamised ja uus kuu läheb uue hooga, ma arvan. Ja noh, see kevad ka, vaata päike ja niimoodi, mul on kohe nagu teine energia. Ja mida rohkem sa tegutsed, siis seda rohkem sa mõtled positiivselt ka, vaata. Sul on kogu aeg midagi teha, hustle. Ja, sest et vaat eelmine episood oli mulle siuke mingi, et rutavad mingi ei taska midagi ära öelda, vaata. Et vaata siuke nagu hästi siuke vaata mingi madal langus oli ikkagi vaata veits, et raske oli. Aga nüüd on siuke kohe siuke teine minek on hästi huvitav. Aga see näitabki seda, et aeg läheb nagu, aga tujud ja kõik see nagu muutub kogu aeg. Ma ei tea, mulle meeldib küll see päike ja tegelikult on küll rohkem nagu seda tahtmist mingeid asju teha, aga ma olen nii väsinud kogu aeg. Ma ei tea, ikkagi mingi kevadväss on täiega peal. Veitsik on ja, sest et noh okei, lisaks sellele, et on ju teed tööd ja oled siuke tegus, siis ikkagi läheb natuke vara pimedaks veel. Et ta on siuke 7-ni, aga nagu noh, ongi, see läheb veel magama. Muidugi. Ja nagu ma ei saa üle oma nendest tunnikestest, kui ma teen seda power nap'i lihtsalt. Tegelikult ma olen nagu mingi titt. Jah, aga ma nagu tunnen, et ma olen nagu vaimselt nii tühjaks pigistatud sidron, kui ma koju jõuan. Aga see on jah. Aga see on meil vaata ju tegelikult maast madalast niimoodi, et vaata koolist tulime, siis me läksime mingi, tegime 1-2 tunni alati. No jah, sellest siuke, ma ei tea, ma mõtlen praegu tagasi, ma ei oleks suutnud eluilmaski õppida. Nagu, et vaata mõni inimene nagu tuleb, on ju, koolist koju ja kooli... Ma võtsin Angelika kohvilonks, aga see oli nii magus. That face though. Et ühesõnaga koolist koju ja siis ma ei oleks iialgi nagu ette kujutanud, et ma veel peaksin hakkama nüüd õppima ja siis veel nagu mingit muud meelelahutust tegema, et ma olin nii väsinud. No pea ei võtagi kinni nagu reaalselt. Ja siis on jälle vaata mingi teine kontingent inimesi, kes ütleb vaata, et kuidas te saate nii hilja õhtul õppida, see ei ole normaalne produktiivsus. Ma olin täiega produktiivne alati õhtuti. Nii pidi palju rohkem, jah. Täiega. Et jah, läksime küll selle võrra nagu hiljem magama ja siis oli raske hommikul ärgata, aga vähemalt oli kõik tehtud nagu niimoodi, et jäi ka midagi meelde ka, vaata. Ja mõni tegi ju niimoodi ka kooli ajal, et nad ärkasid varem, et teha hommikuti. Ma näiteks ei kujutaks ette, kui ma oleks hommikul mingi megaunine ja mingi nagu ei saa seda süsteemi käima, vaata. Et hommikul õppida. Ja vaata, see on see olenemata vanusest on ikkagi nii raske. Okei, ma saan aru, vaata mõni inimene on see early bird, vaata, kes reaalselt nagu ongi hommiku inimene, davai, teeme ära, on ju. Ja vahest on ka meil nagu selliseid päevi, aga ausalt ma ei tea, kuidas need inimesed eksisteerivad. Nagu ja, mille arva? Ma ei saaks olla see early bird, ma olen mingi see takkusrebane pigem hommikul voodi ääre peal. Mõtlen elu üle. Tõenäoliselt istub 2 kätt koos ka niimoodi. Oled tähele pannud? Issand, tead on mingi täiesti kohutav. Aga suht maa. Suht saa. Aga see rebane olid saa. Ühesõnaga, tänane episood siis võtsime teemaks meelelahutus, hobid, saated, filmid, kokandus ja siis nii ja nii edasi. Et täna on selline nagu, läheb nagu jutt jooksvalt, midagi ma nagu otseselt plaaninud ei ole, aga enam-vähem sellised teemad on meil nagu ette kirjutatud, et mida me võiksime siis kindlasti nagu ära rääkida.
et alustame siis äkki sellest, et millega sina näiteks oma aega sisustad vabal ajal, millega tegeled, kuidas sa tunned, et sinu aeg koosneb niimoodi? No üldjuhul ma vist ikkagi vaatan mingeid filme, mingeid sarju. Enne sa võiksid vastata sellele ka, et nagu millal sina nagu oma aega veedad, kas sa veedad nagu ongi tööpäeva õhtuti või ma ei tea, nädalavahetus on sinu see nii-öelda aeg või nagu Mul või on kogu aeg kuidas? oma aeg ainult. No seda küll, aga ma mõtlen nagu, et sa ei võta iga õhtu näiteks mingi, ma ei tea, nii ma vaatan nüüd ühe filmi ära või lähen enne Ai, niimoodi magama. kindlasti mitte jah. Noh, et see ongi see, et nagu millal sa nagu, nii. Tavaliselt ma vaatan kolmapäevi. Ma ei oska öelda niimoodi konkreetselt. Ainuke asi, mida ma nagu tean, et mul on nagu mingi rutiin tekkinud, et ma käin õhtuti jalutamas, on ju, et ma üritan neid mingi 12 000 sammu ära teha, on ju. Ja see Jaa. ei ole minu jaoks üldse raske, sest mul mingi, Aga kas alguses oli? ei, Tõesti? politseikroonika 3000. Ei olnud, sellepärast et mul on alati jalutamine täiega meeldinud. Ja see on kuidagi sihuke nii mõnus ajaveetmise viis, et liigud värskes õhus ja ma teen seda teadlikult nagu õhtul, alati mingi 9 aeg, sellepärast et siis ma tulen koju, siis mul on nii mõnus sihuke, hästi mõnus on magama minna. Et sa oled Aga just vaata nagu, jällegi on ka mingid inimesed, kes ütlevad, et et siis sa ajad oma nagu selle vere vemmeldama ja nagu kuidas sa siis nagu nii rahulikult magama jääd. vaata, samas ma ei jaluta Inimesed nagu on erinevad ma ei ju. tea, mingi hullult, ma ei tea, ei rassi seal, et jalutadki mingi oma mõnusa tempoga ja ta ei tõmba nagu nii mingi käima mind. Jaa. Aga ei, ma neid filme ja asju vaatan täpselt nii, kuidas tuju on, et üldjuhul nagu, kui ma tunnen, et ma olen väsinum, siis ma vaatan võib-olla mingit sarja, ma saan kiiremini vaadatud. Vabal, kui tekib mingi hea mõte mingit filmi vaadata, siis vaatan filmi. Aga mul ei ole jah nagu otseselt niimoodi, et ma ei tea, et teen siin filmiõhtuid ainult nädalavahetustel või niimoodi, et ma lihtsalt go with the flow, noh. Aga sa valid filmi või seriaali, kumb nagu rohkem eelistus on? See on päris raske, mul on vist mõlemad ikkagi. Sest mul on nagu niimoodi, et ma üldjuhul ma olen väga skeptiline kõikide filmide ja sarjadega, et mul peab see hullult kõnetama mind, et ma seda üldse vaatama hakkaks. Et näiteks meil küll on Netflix, on ju, mida me share ime, aga näiteks mul ongi see, et keegi peab nagu soovitama mulle ja nagu usaldusväärne isik selles mõttes, et ma nagu igat crap'i ei viitsi vaadata. Nagu, oota, mis sari see oli, millest me rääkisime, et me üldse ei vaadanud? Need. See Squid Game. Ja, vot näiteks ongi, noh, ma tean, et väga paljud ütlesid, et vaata mingi 5 osa ära, et läheb täiega põnevaks. Mul oli 3 pealt juba mingi pisarad jookseb põhimõtteliselt, ma ei saa kannata. Nagu see üldse ei kõnetanud mind. Oota, mis mõttes ei kannata, nagu rõve oli või? Ei, nagu mõttetu, ma ei tea, ma ei leidnud Selles seda suhtes, mingit et pointi nagu selles väga veri nagu. hakkas jooksma. Et kuidagi ei läinud jah, aga filme ma nagu valin ka teatud nagu žanrite järgi, et ma ei vaata ka nagu, ma ei tea, viimasel ajal ei tule üldse nagu ägedaid õudukaid peale, ei tule väga ägedaid komöödiaid peale, et ma ise, mulle meeldib kõige rohkem mingid põnevikud, draamad, ajaloolised, mingid sõjad, ise kardan sõda, aga hei. Kodus võib-olla on teine vibe või? Jah, aga ei, vot nii ta läheb, aga see ise. No ma ikka üritan ka nagu aktiivne olla, eriti vaata, kuna mul on suht istuv töö kogu aeg, siis see on minu jaoks oluline, et ma ka nagu ka liiguks, et ma üritan käia 2 korda nädalas jumpingus, et see on niisugune asi, mis väga paljudele ilmselt ei sobi, ei meeldi, vaata võtab läbi, ta on mingi megakardio. Aga mulle jälle meeldis, kui ma sinuga koos käisin, siis see on nagu selles mõttes nii mõnus, et muusika, sul on nagu see rütm ja kõik on nagu, et ma ei tea, minu jaoks oleks palju kuivam käia kuskil mingi rühmatreeningus lihtsalt. Et see jumping oli väga lahe. Jaa, ei, seal ongi vaata see, et ma vaata käin siukses väikses kohas, väike grupp, et see mul nagu täiega meeldib, pluss hästi oluline on tegelikult treener ka. Aga Tallinnas on ka neid, sa ei ole mõelnud, et jaa, just ongi, ma tegelikult ei taha Tallinnas, mulle just meeldibki see väikse koha mingi vibe
ja nagu ongi see, et treener on ka hästi oluline, vaata, et tema see energia klapiks nagu sinu omaga, sest et noh, jällegi okei, muss mussiks on ju ja see motivatsioon ja kõik see värk on ju, Sina ei ütle mulle, millal ma hüppan. aga jaa, aga vaata, ta on nagu selline nagu vaata, et ta tuleb su kõrvale, et mingi davai, ta nagu, ta oskab nagu välja push ida sult selle viimase, vaata. Et see mulle nagu täiega meeldib, et sellepärast ma nagu olen valinud selle ka. Et ühesõnaga jumpingus ja siis no Ongi kõik. mingi aeg ma käisin jõukas ka, aga jällegi vaata, hästi vaata kiire periood oli seal aasta lõpus ja siis see kuidagi nagu läks ära, mis sest, et ma iga kuu maksan seda, on ju, kuu seda arvet, MyFitis on või? ju, jaa. No vaata ja see on ka jällegi see koht, et minule meeldib MyFitness. Et muidugi ta on kallis, on ju, whatever, on ju, on odavamaid kõik need mingid džimmid ja blablablaad, aga mulle meeldib puhtus. Jõusaalis on puhtus nii oluline. Ma ei taha mingit higiste ässide ja mingite asjade mingit mustust enda mingitele kätele näiteks või mingi riietele, vaata. Et MyFitis vaata käib ikkagi see nii-öelda mingi koristaja kogu aeg nagu teeb asju nagu, et mulle meeldib just see ja neid on igal pool ka. MyFit mulle meeldib ka. Palju see kuus on, kui sa nagu ei käi, aga mis see liikmese tasu on? No mul on see hommikust kella 3-ni see See on päevapakett. odavam vist. Jaa, see on 43 ja sa saad sellega käia nagu, seal on see pluss vaata ka, et siis sa saad käia nagu mis tahes nagu nendes klubides, Aga nad vaata. on nii kavalad, nagu inimesed käivad üldjuhul ikkagi õhtuni tööl, siis mingi paneme õhtu kallimaks. Ma ei tea, õhtu vist on minu meelest mingi 68 või? 60, jah, midagi siukest, jah. See on päris hea. See summa vist on nagu siis, et sa võid kõikides klubides käia. Jaa. Aga kui sa valid ühe, on võib-olla veits soodsam, aga ikkagi ma ütleks ka sinna 60 algusesse, et suht kallis, näiteks mina väga ei raatsi. Ei, mina ka ei raatsiks. Ma ei tea, kuidagi ränk summa, vaata. No kuna vaata minu selle eluoluga nagu tollel hetkel väga klappis ka, siis see sai võetud see hommikune ja päevane aeg. Aga praegu nagu jõusaal on jäänud jah nagu tahaplaanil, aga ma nagu tahaks täiega, ma võtan kogu aeg hoogu lihtsalt, et tegelikult ma arvan, et nagu edaspidi ma ikkagi lähen, sest et jällegi istuv töö on ju. Aga jõukas, sul oli mingi oma kava, mida sa tegid või? Mul oli veel see ka vaata, et ma mingi eelmine aasta vaata käisin treeneriga. Et vaata siis ma sain nagu need mingid tehnikad ja asjad kätte ja siis vaata nagu sealt oli nagu lihtne edasi minna. Noh, tänasel päeval nüüd ma võin võtta nagu mingi ükskõik mis nagu kava, vaata, mis netis on näiteks kättega saadav, vaata. Et lihtsalt nagu midagi jälgida, aga tegelikult see at this point pole üldse oluline. Sa ju tead, mida sa tahad teha, vaata, mingi käsi, jalgu, nagu kogu keha, vaata, et see nagu pole pointi, et Aga ei olnud siuke liiga kuiv kuidagi või? Minu jaoks ei ole, sest et muss on kõrvas ja aeg läheb kuidagi nii ruttu ja pluss nagu teed soojendust ka, et see on nagu pigem nagu just see, et võtad oma aja ja teed seda nagu nii palju, kui nagu on. Noh, näiteks mul oligi tihtipeale niimoodi, et mul olid sammudest puudu ja ma läksin mõnel mingi sital ilmal, läksin jõusaali ja vaata, tegin oma sammud täis näiteks või midagi, vaata. Et jaa, noh, selles mõttes nagu mulle meeldib. Mulle meeldis niimoodi rohkem, et kui me käisime vana töökaaslasega, siis me tegime enne jõukas nagu soojaks ja siis läksime näiteks ujuma. See on jumala okei. Et see mulle hullult meeldis. Ja seda ma viitsisin isegi hommiku kella 6-7 aeg teha. Oh my me god. käisime ülivara enne tööd. Issand. Et õnneks ta nagu pikkis mu peale ja siis me läksime koos ja siis oli see, ma teadsin, et ta tuleb mulle järgi, ma ei saa skippida ka just vaata. täpselt, see on jällegi see kamba vaim, vaata, mis on jälle nende rühmatreeningute oluline pool ka, et vaata, just nendele inimestele võib-olla, kes vaata, noh, mingil hetkel see motivatsioon kaob ära ikkagi, nagu selge see, on ju. Aga see just see ongi see rühma või noh, see just see, et ongi sa ei saa skippida seda, vaata. Seal on nagu reaalselt nagu surm kuradi tuleb enne, kui sa nagu skipid, vaata. Aga vaata, kui erinevad on inimesed, väga palju on neid ka, kes ei taha minna teistega koos. Et ongi, ma teeks iga kell midagi muud, et ma ei taha seal teistega koos higistada, vaata. Et see on ka väga huvitav. No ja siis ega siis jah, trenni võttes mul ei ole midagi ja siis ma olen pigem just see seriaalide vaataja, et mina nagu, ma vaatan küll filme, eriti ongi, kui keegi soovitab midagi või ma ei tea,
oled kuskil ja siis ma ei tea, keegi tahab mingit filmi vaadata, siis sa oled mingi okei, davai, vaatame. Et muidu jaa, niimoodi küll või kinno minna. Aga muidu ma nagu ise mingi filmivend ei ole, et mina pigem ikkagi armastan seriaale vaadata, sest seriaalid üldiselt on vaata mingi maksimum mingi 50 minutit pikad ja kui see enam ei viitsi, siis noh, vaata ongi see, Vaata, nii et lühikesed või? no ma ei tea, mina vaatan niimoodi jah. Aa. No 50 on tegelikult isegi pikk, kui ma päris ausalt ütlen, tavaliselt nad on mingi, ma ei tea, 35-40 vaata. Nad on siuksed, vaata, et ongi nagu, sa tead, et ma ei tea, mul on mingi 15 minutit lõpust jäänud, et ma vaatan selle ära. Aga üldiselt on vaata see, et seriaal lõpeb, see osa lõpeb nagu nii põnevalt ära, vaata, et sa pead järgmise, et tead küll seda nalja, vaata, mis on see, et mingi tuli uus osa välja ja siis on nagu endale mingi silma alt jumala tumedad, vaata. Vaatan ainult ühe osa täna. ja siis tegelikult on terve season läbi. Täpselt. Et ja mina olen rohkem see seriaali inimene, nii et kui mina nagu oma vaba aega peaks sisustama, siis minu ideaalne nagu vaba aeg on see, et kas ma lähen trenni, onju. Seal on ka see, et kui mul on nagu mingi mentaalselt mingi auk, vaata, siis ma armastan trennis käia ja kui ma niisama tead mingi nädalavahetus, täna mingi pühapäev, ma mingi tahan nautida näiteks, onju, siis ma võtan anytime lihtsalt mingi seriaali või raamatut meeldib ka lugeda vahest, aga seal on ka jällegi see, et olenevalt tujust, vaata. Niisama ma ei viitsi. Mul mingi aeg ma üritasin nagu õhtuti, et nagu seda screen time'i vähendada. Noh, mida ma seal telefonis ikka õhtuti teen, võib-olla vaatan YouTube'i või midagi, onju. TikTok. Ei, TikToki ma väga harva. TikTokiga on ka see libe tee. Muidugi seal on sa väga jäädki huvitavat content'i, mida sa ongi. Et siis ma lugesin ka nagu raamatut, et siis on siuke mõte nagu jookseb teistmoodi ja ei ole seda ekraanivalgust ja värki ja siis mul tuli ka alati nagu üliruttu uni peale. Et magad palju sügavamalt. Jaa, loomulikult seal ikka on see sinine valgus ja see mingi teema on seal ikkagi, jaa, see on tõsi. Ma olen ka kuulnud seda screen time ja vaata väikestel lastel ka samamoodi öeldakse, et vähendage nende seda sinise valguse vaata värki enne magaminekut, et need mingisugused rutiinid, et ma ei tea, lugege raamatut või tehke midagi koos, vaata. Et see on poole parem kui see, et ma ei tea, laps läheb mingi umbes põhimõtteliselt mingit tääbist magama, vaata. Jah. Või oota, mida ma veel teen? Podcast'e kuulan ka. Mulle meeldib pannagi niimoodi, et panedki silmad kinni, oled pimedas toas ja siis kuulad lihtsalt midagi. Ja siis ma kustun sealt juba mingi veerandiku pealt ära ja lõppu ei mäleta. No vaata, see on nagu see, ma mäletan, ma ei saa öelda, et ma nagu väga olen see podcast'ide kuulaja. Ma kuulan seda siis, kui ma nagu tahan mingit osa kindlalt kuulata. Ma olen nagu viimati kuulasin ja mul on ka jälle omad lemmikud. Põhimõtteliselt päris palju nagu osasid ma kuulasin ära nüüd möödunud suvi, kui me Hollandisse sõitsime, onju. Et vaata nagu ajaviiteks, sest et meil oli nagu vaata road trip maismaal, vaata, et nagu seal polnud mitte midagi muud teha, kui lihtsalt midagi teha või kuulata. Aga kuna vaata meil olid reaalselt mingi 8-9 tunnised tripid, vaata, siis see, et ma nagu ekraani passin, vaata, ja mingit seriaali vaatan, see ei tulnud tegelikult kõne alla, sest see tasakaalu mingi teema seal, selle pikama sõiduga, see tasakaalu mingi ajus mingi tasakaalu, mingi septor oli mingi täiega mingi erroris, sest et me tulime sealt autost maha ja seda mul oli nagu resmaks nagu liter oli juua täis. See olnud isegi nali, ma olin nagu mingi tegelikult jumala creepy, vaata. Ja reaalselt ma pidingi pikali minema, teised läksid mingi jalutama, mingi kuulge, ma lähen nüüd poodisse pikale, sest et nagu mul veits paha olla. Vaata, see on nagu, taarud, vaata, see nagu ei ole meeldiv. Nii et mingil ajahetkel oligi see, et ma hakkasin neid podcast'e kuulama, see oli mingi Eesti naise mingisugune podcast, kus ka jällegi mingi vaimsetel teemadel räägiti unenägudest, ma mäletan mingi osa oli, et nagu miks me näeme unenägusid ja kuidas see on seotud meie nagu ajutegevuse ja selle alateadusega ja... Mis on su lemmikud podcast'id üldse? Nüüd sa mainisid no see on ju, ja siis ma olen kuulanud selle Timmerite podcast'i, siis kunagi ma kuulasin unejutte, dissidenti ja siis ma nüüd hakkasin kuulama ka seda Khloe Kardashiani, seda mingi Khloe mingi
in the world või mingi ühesõnaga. Wonderland, Chloe Wonderland. Et ma hakkasin seda ka kuulama, et tal on ka siuksed nagu, see on inglise keeles, eks ju, aga nagu tal on ka siuksed hästi palju erinevate taustadega inimesi, et nagu üli-ülipõnev ka kuulata jällegi. See tundub küll päris põnev ja osad, see on ka nii huvitav, et vaata, me ei ole varem sellel teemal nagu omavahel rääkinud, et mingisugused podcast'id meil nüüd kattuvad, on ju, mida me kuulame siis, aga mulle näiteks endale meeldivad veel toidujutud ja seal käivadki nagu Eesti need, ütleme, kõige kuulsamad kokad, on ju, kes on ennast üles töötanud ja see on alati nii huvitav kuulata, et kuidas üldse inimesed leiavad tee selleni ja mis podcast mulle veel väga meeldib, on Eesti Esoga, et tõsiselt ka mega lahe kuulamine. Oota, seda Eesti Eso ma olen kuulanud küll ja see on nagu YouTube'is. Tegelikult on ta seal vaata, seal ongi see, Spotis ka. kui kuidagi pidi, vaata, see Õhtuleht vist jagab seda Eesti Eso mingit klippe seal Instagramis, vaata, et kui mul nagu midagi nagu kõnetab, noh, ilmselt mingi põnevamatest ongi osadest vaata klipp tehtud ja see inimene nagu, kes seda intervjueeritav on, siis on nagu kuidagi pidi nagu kõnetab, siis ma üldiselt kuulan seda ka ja, aga noh, see ei ole jällegi vaat siuke main thing, mul ikkagi tuleb nende teiste podcastidega tuleb nagu teada, kui uus osa tuleb. Aga seepikaid vaatad või? Seepikatega on ka siukene nagu, mis Eesti kanalitest vaata jooksevad, on ka siukene nagu Love and Hate Relationship. Et nagu vahepeal ma ei vaata, aga siis kui hakkad vaatama, siis lähed nagu sinna lainele. Et no praegu ma vaatan seda Kodus ja võõrsil. Vaata jälle mingi ülipika historiga vaata, aga olenemata ajast, kui sa seda vaatad, sa oled nagu mingi hooked vaata. Ja siis Vaprad ilusaid vahepeal, kus sa vaata ütled midagi põnevamat, et mis seal nagu toimus, on ju, siis mul on nagu okei, davai vaatad, siis lähed nagu hüppad sinna sisse. Ja TV3-st jookseb mingi selline asi nagu Kes on boss? See on vist mingi Türgi seriaal. Mulle nagu meeldib see ka. Türgi omasid mina ei ole üldse vaadanud. Ma pigem mingi hetk vaatasin neid vanakooli Venezuela omasid. Oi, see on hea nagu jah. Aga need on... Need mingi õed või? Ja mingi need või? Nagu ma nii täpselt... Venezuela. Miks sa nii ütled? Kas see on Mehhiko ju? Ma ei tea, kõik ütlevad niimoodi, ma ei tea. Ma ei ole siin keskendunud, kus päriselt nagu pärit on. No see on mingi Mexico City. Mingid kepaasad ühesõnaga. No. Jep. Et need olid ka mingi hetk nagu täiega teemas. Ja vaat, aga see pigem nagu minu jaoks oli nagu nooruses, mäletad mingi Salome või? Mustkass või see metsikass. Jaa. Metsikass oli tegelikult. Must ei olnud ka või? Ja mingid unistajad ja ma ei tea, mingid sellised noorte ja seal need seepikad olid veel. Et on tegelikult väga ägedaid neid seepe olnud küll. Ja no muidugi vaata see Kirgede torm täpselt samamoodi. See on kohutav. Ja, aga ma olen vaadanud seda täiesti nagu, kui ma prego olin, siis ma nagu täiesti vaatasin. Täiesti nagu. Ma olin täiesti mingi... Sul oli ajukeemia sellel ajal vist tuksis siis. Sest üldjuhul, ma ei tea, mina nagu oma tutvusringkonnas kuulan, et pigem vanemad inimesed vaatavad seda. No aga tegelikult vahet ei ole. Seal on ka, ma arvan, see on ka täpselt siukene tüüpiline seriaal, mis on nagu mingi üle mitme 1000 osa ja siis sa oled ikka mingi oh my god, vaata. Täpselt nagu need Vaprad ja kõik see. Jah. Sa oled Kodus ja võõrsil vaadanud või? Praegu nüüd mingi ei ole. Aga noh, samamoodi no, vaata, sa ütlesid ka, et peaks, ja sa ütlesid ka tegelikult, et peaks vaatama niimoodi, vaata see üks Kodus ja võõrsil saade on ju vaata mingi 20 minutit või? Sa olid vaata ka mingi, kurat, peab vist jätma, vaata paar osa vahele saad nagu oma salvestusest vaadata seda niimoodi järjest. No vaadake nädal aega jutti siis, sest muidu see mingi osa on nii lühikene, et ja siis jääd nagu... Kusjuures ma ei ole ka mitu päeva vaadanud. Nüüd võiks vaadata. Nüüd võiks vaadata, jah. Aga no sari, mida ma pole ise mitte kunagi vaadanud ja kuna sa mingist osast rääkisid, siis vaatasime mingi 2 osa koos ära ja siis mingi okei, nagu võiks vaadata küll, kuulata. Kuulata ka. aga oota, ja siis mis neid koduseid saateid sa vaatad? Mis tähendab koduseid? No nagu mingi Eesti... Eesti päraseid nagu? No vaata Eesti kanalitelt jookseb. Vaata, praegu me rääkisime nagu Netflixist ja mingi nendest platvormidest vaata. Vaatad sa näiteks, ma ei tea, mingi... Kuna meil on Telia, on ju,
siis kas sa vaatad Telia filmiriiulist näiteks filme, mingeid Eesti filme või vaatad ingliskeelseid filme või? Eesti filme ma üldjuhul niimoodi ei vaata, pigem on see, et ma lähen kinno neid vaatama. Et Mhm. ma ei tea, minu arust Telia filmiriiulil on filmid nii mõttetult nagu ülehinnatud, Palju see üks et oli, mingi 3 euri või? isegi seal on rohkem, kui mingid uuemad filmid on, siis on nad kallimad, et a la, Päriselt et või? ma ei tea, ma toon mingi täiesti lambise näite, et mingi Eia jõulud tondikakul on seal mingi 8 euri näiteks. Kuigi ta Usu on või ära mingi usu, juba aga ma mingi ei ole räige, seda filmi vaadanud ju. no kahju, see on väga lahe film muidu. mulle meeldis, aga just ongi see, et see on juba jooksnud aastaid nagu kanalitest Ja, jõulude aeg, ja, nagu ja. miks see ikka veel nii kallis on. Et kolmekas, okei, ma võin selle maksta, kui on hea film, ma võin nagu ühte filmi vaadata mitu korda ka, aga just see, et nagu come on, see, et ta mingi Eesti film, siis maksab nagu nii palju. Ja. Aga ja pluss see, et Telia võiks nagu uuendada rohkem oma filmiriiulit. Ja. Et seal on mingid, ma ei tea, Scary Movie, mingi filmid, nagu Kusjuures kes ma olen vaatab tähele neid. pannud, et just need uuemad Eesti filmid on tulnud sinna Elisa filmiriiulisse. No, pole vaadanud täitsa siukse pilguga. Et ma just, vaata me käisime eile kinos ja me vaatasime just parasjagu Eesti filmi. Mis ta oli? Frank või? Ja ma vaatasin kohe huvi pärast nagu, et kas seda on kuskil vaata ja siis me arutasime seda Emalu või seda vaata, on kõik Elisas. Frank oli ka olemas juba. Ei, veel ei olnud, aga nagu eks see on aja küsimus, vaata. Aga rääkides sellest Franki filmist, siis ma ei tea, kes ei ole vaadanud, please vaadake. Ma pole tükk aega kohanud Eesti filmil nagu sellist sisu, mis nagu nii hullult kõnetab, et puudutab nagu niimoodi, et sa naerad ja mingi hetk sa nagu nutad. Et ma pole tükk aega kinos niimoodi nutnud, nagu ma eile nutsin. Ja sama. Et täitsa kohe lahinal, et ja samas nagu see film oli ülihästi tehtud selle koha pealt, et tõesti kõiki neid eluvaldkondades ja hiljem me mingi istusime autosse ja siis veel räägime sellest, et see oli nii ja see oli naa ja. et See oli super nagu hästi tehtud film. Noh, ja kui me räägime natukene sellest story'st, siis fakt on see, et see on ju nii eluline, et see ongi ju, vaata, see film oligi ju tõsielu nii-öelda sündmustel vaata baseerub, et tegelikult ongi, seal oli, mis see oli, 12, 13, 14 aastased nagu need poisid on ju, poiste kambad, kõik teame ju, mis vanus see on, kedagi neid ei koti, on ju, traagelpüksid käivad ja teevad pättusi, on ju, ja tegelikult nagu ongi vanematel jäävad käed lühikeseks, vaata. Või üldse tegelikult kõigil, nagu koolis ka, vaata. Kui palju mõjutab last vanemate heaolu, läbisaamine ja pluss see, et kuhu sõpruskonda su laps läheb. Ja see on nii oluline. Ja see ongi, sest see annab nagu selle mingi alustala, vaata. Annaks jumal, et nagu lapsel nagu säilub see empaatiavõime, vaata, et ei oleks nagu mingi täiesti sadist. Nagu seal peategelasel oli, jah. Jaa. Et näiteks ma tean iseenda tuttavaid, kes ütlevad ka, et nii kahju, et näiteks minu vanemad ei lubanud mul näiteks seda teha kunagi, et ma oleks nii väga tahtnud, et isegi näiteks täiesti eriala valikutel või mingid asjadel tulevad mingisugused tõrked ette, et näiteks, et võib-olla vanematel ei ole näiteks võimalusi maksta lapse kooli eest või mis iganes on ju, et ei ole seda toetuse võimalust ja siis on nii kurb, kui laps peab tegema teisi valikuid, kuigi nagu süda tahaks midagi muud ja siis oled täiskasvanu eas ja siis mõtled, et teem. Ja näiteks ka see minu meelest oli ka nagu valus, et laps ütleb oma emale, seal oli nagu põhimõtteliselt siukene nagu family, et ema, isa ja laps on ju, ja siis onu. Laps toodi onu juurde, ema siis tõi lapse onu juurde, tal oli tegemist, on ju, tegemist oli tegelikult sellega, et mees peksis. Ja ilmselt lõi tal sellel väiksel lapsel ka litri silma siniseks, sest et ta oli vaata katki, mäletad, põsk. Ja laps, kes on mingi, ta sai 13-aastaseks ju vaata, ta sai aru, et see ei ole normaalne, nii ei tohiks olla. Ja mida tegi ema, kui laps ütles, nagu et tule ära sealt, ta oli mingi, ma üritan, ma püüan, nad peaaegu olekski läinud ütlusi andma, aga ta failis ja siis oli nagu see, et ta ütles, nagu ema ütles lapsele, et sa oled minust tugevam.
ja nagu vaata, see ongi see, et oh my lapsel god. ei lasta olla laps. Laps peab Jaa, olema nagu vanemale samal tasandil, mingi jaa. supporter, et see on juba vale dünaamika täiesti. Tegelikult on ja see on ju täiesti tänapäev ju. Nojah, aga ma ütleks, et vaata, me liigumegi sinnapoole rohkem, et tänapäeva ühiskond ongi niimoodi, et ütleme, kui mina olin laps, siis ma olin nagu to the max laps, et Mhm. ma mängisingi, ma ei tea isegi, mis vanuseni veel, ma ei tea, tegime mingit kohvikut ja ma ei tea, ajasime, ma ei tea, mängisime hukakat või midagi, Mõtle, onju. vaata, mis mängu me tegime, me lõikasime Antila kataloog oli, mäletad? Ja me lõikasime nendest kataloogidest neid inimesi välja ja mingi igast aksessuaare ja asju, mingi kellasid. Ja jah. me panime mingi tatiga, panime seina külge kinni, need, sest et nagu tollel ajal ei olnud mitte midagi muud. Ja meil oli jumala fun times. Oh my god, no selles mõttes, et see oli ilmselt sihuke loov mõtlemine jah, Aga et ongi, mis aga see meie mängud olid sellised, mitte me ei nuusutanud liimi kuskil väljas, noh. Kukkusime puu otsast alla või? aga oligi, sa jooksidki väljas terve päeva, sa tulid õhtul tuppa, sa olid jumala nokkis, vaata, Jaa. aga praegu lapsed on, ma ei tea, vaata, et mõnel tuttaval laps on, ma ei tea, võib-olla mingi 4 ja ta ei taha üldse õue minnagi. kus on nüüd Kuule, ma ei lasekski. no ei, ma Reaalselt mõtlen koduaiaski Raimond kasvõi. on 5, ta saab 6. Ma mõtlen reaalselt, kui ma laseks ta välja poodi, ta eksiks ära. ei no Tallinn, muidugi sa elad siukses kohas ka, kus on nagu oma Ei no ja hoov. jah, kui mul oleks maa, on ju, ja ma, noh, kõik teaksid kõike ilmselgelt, mingi maali teab iga nurga pealt inimest, siis loomulikult. Aga nagu ka see on tänapäeval muutunud. Sa ei saada naljalt nagu sellist pisikest välja niimoodi, sest maailm on kurjust täis. nojah, vanematel pole aega, et ise kaasas käia, vaata. Mhm. või ma ei tea, mis probleemid seal Aga on. seal ongi jällegi see vaata, et noh, et pole aega nagu kaasas käia, aga ongi see, et nii palju on lihtsalt vaja teha tänapäeval, et ellu üldsegi jääda, vaata. Et seal ongi nagu see mingi valik nagu. Mhm. Et jah, aga just mõtlengi nagu, et aga sarjadest näiteks, kui sa veel ütlesid, et sa oled rohkem sarjainimene, siis on sul mingi selline sari ka, mis läbi aegade sa alati mõtled, et see oli jumala hästi tehtud. ma tean, et sulle meeldis kunagi see Kartulid ja apelsinid. ja see on Eesti content, vaata. Meeldis, aga sest just selle see süžee nagu sulle meeldis. ja mulle meeldis süžee, mulle meeldisid tegelased, näitlejad. Tegelikult meeldis, vot seda vist tegi ka see Toomas Kirss. Tegelikult Toomas Kirss on teinud läbi aegade. Pilvede all oli täpselt samamoodi tegelikult mega hea. Ja miks, sest et see on see psühholoogia, see kõnetab inimesi, see on nagu päriselt, noh, kõigil on need probleemid ja see kuidagi nagu, ma ei tea, seda oli nii põnev jälgida. Kartulites ja apelsinid täpselt samamoodi, et oli psühholoog, ta mingi fiksis neid probleemid on meil kõigil tänapäevani samasugused, on ju, ja see kartulid ja apelsinid on nagu, no rusikas silmaauku, sest tegelikult nii on, vaata. Et ja samamoodi pilvede all, you name it, noh, õed, täiesti erinevate eludega, on ju, ema on mingi uhuu, on ju, isa on mingi plöta-plöta, vaata, et nagu aga samas vaata, see uhuu on ka täpselt niimoodi, et ta oli tegelikult ta oli küll oli tark naine. karm Jaa. ja range, aga ta suunaski nagu noh, ta tahtis oma tütardest teha tugevamaid inimesi selle võrra, vaata. Jaa, sest et tegelikult oli ju mega tark inimene. Ta tegelikult teadis, ta oli väga strateegiline, vaata, ta teadis väga hästi, kuidas mida nagu, kuidas mida teha, vaata, et kasud oleks nii-öelda tema poolel ja nagu selles mõttes väga okei. Aga lihtsalt nagu ta oli ikkagi nagu veits halb ka, vaata. Et ta oli nagu ikkagi nagu siuke ka, et nagu no miks sa niimoodi nüüd vaata. Aga noh, jällegi tegelaskuju, vaata, see ilmselt pidigi niimoodi nagu olema, sest et noh, jällegi sealt rullus ka mingi teistsugune storyline, vaata. Aga vaesed näitlejad, et siiamaani pidi neil olema see kuulsus, et kui kuskil käivad ringi, siis mingi kuule, kas sa oled see Kertu? Või päriselt või? jaa, et inimesed pöörduvad hästi, ma ei tea, kuidas inimesed ei saa nagu aru sellest, et see on nagu tegelaskuju, et ta ei ole ju seesama inimene. Et see on nii huvitav, et ma ei saa aru inimestest. Veega Rita Rätsep on hoopis teine inimene tavaelus ju. Aga no jällegi ka mega tark, vaata, ja siuke nagu oma vaata sellel ametil nagu väga nagu selline
hinnatud, aga noh jah, et need on nagu Eesti omadest. Mõtlen, kas midagi Eesti omadest on veel. või minu arust väga ei olegi kunagi oli nagu. mingi selline sari ka, kus vaata nagu oli tehtud iga osa nagu eraldi inimesele ja siis tuli see, et ta sai surma ja siis ta nagu hingena käis kõikide juures. See ja ühe otsa pilet. Ka Jaa. Toomas Kirsi oma ju. Oli või? Jaa. Ma lihtsalt Jah. huvitav, et need nüüd praegu mulle meelde tulevad just. Ja noh, nüüd teda ei ole, onju, nüüd enam ei tule nii head content'i, aga jaa, see oli aga jah. Aga tema nagu oskas nagu seda psühholoogiat niimoodi teha. Aga see oligi, vaata, see oli kirjutatud ühele seasonile ainult. Kartulid ja apelsinid oli ainult ühele seasonile, aga vaata pilvede all oli, kui palju seasoneid seal oli? 15 või? No päris palju jah. Ikka 15 oma, no 14-15 seasonit kindlasti ja no ühes seasonis oli juba ma ei tea mitu osa onju. Et selles suhtes nagu, aga muidu vaata seriaalide osas nagu ma ikkagi vaatan vaata Netflixi, et mul on nagu omad mingid lemmikud, mida ma nagu olen vaadanud, et näiteks mult fänn on seda Netflixist seda Dubai Blingi. Nüüd tuli see season 2 välja, mis nagu mul juba ammu vaadatud on, aga nagu mulle väga meeldib Dubai ja ma tahaks kindlasti Dubaisse minna kunagi, kui ma saan rikkaks. aga see on ka niisugune huvitav, et dokumentaal või noh, selles mõttes, et kõik vaata räägivad oma olust, aga nad nagu saavad üritustel kokku ja vaata nagu ka mingi draamad, omad mured, nagu et seda nagu ka huvitav vaadata, et see ei ole mingi, ma ei tea, välja mõeldud, vaata. Siis mulle täiega meeldis Sex Life, see seriaal meeldis mulle täiega, siis üks see ka see mingi Mehhiko-laadne mingi toode oli mingi fake profile. Siuke mingi Tinderi lugu nagu, aga see on ka jälle, noh, see on mängitud, et on ka juba 2 seasonit. Esimeses osas põhimõtteliselt läkski siis see lahti, et tegi Tinderisse profiili ja siis sai kokku mingi, ühesõnaga see läks mingi murderiks, vaata. Ja siis no ikka need klassikalised, no mulle meeldib vaata neid realiteid ja dokumentaale vaadata, et siis kõik see Ultimaatum näiteks on üks seriaal, mida ma kindlasti nagu alati vaataks, kui mul oleks see võimalus, on see vaata, et kas abiellud või lähed edasi, vaata. Ma pole kuulnudki siukse sarjast. Päriselt või? Mhm. Ja see Ultimaatum on jah, see on nagu niimoodi, et põhimõtteliselt nagu mingi, ma ei tea, 7 paari läheb näiteks nagu selle eesmärgiga, et üks kumb nagu tahab abielluda, aga teine ei ole valmis. Ja siis ongi nagu see, et ta paneb nagu ultimaatumi ette, et kas sa nagu abiellud minuga või mitte. Ja see protsess on nagu niimoodi, et kõik need paarid on vaata selles mõttes avatud, on ju. Nad hakkavad nagu omavahel tutvuma ja siis nii-öelda nad deidivad, siis nad valivad selle uue kaaslase, nad teevad selle protsessi läbi, et mis siis, kui sa ei abiellu ja oleksid uuega koos, on ju, siis nad on nagu nädal aega elavad koos selle uuega seal mingisuguses mansionis, on ju, kus nad kõik tegelikult koos on, aga nad nagu ei puutu selles mõttes kokku, on ju. Nädal aega saab nagu läbi, mõndadel läheb täiega lappama, mõned armuvad täiesti uude inimesse ja noh, ongi mingid siuksed draamad tulevad seal, on ju. Ja siis tuleb järgmine nädal, kus nad switchivad vanadesse suhetesse tagasi. Aga vaata, seal ongi nagu see, et kes siis mida on nagu, kas nad siis tutvus uuega ja armus uuesti või siis ta sai aru selle uuega, et nagu ikkagi ta armastab oma vana, on ju. Et ühesõnaga ja siis seal veel omakorda ikka need pinged, aga läbi selle protsessi nad saavadki aru, et uus ei ole tegelikult parem. Või siis vana on parem, vaata. Et noh, niivõrd-kuivõrd ongi nagu see, vaata, et sa saad nagu aru, et mida sa põed nagu, noh, et kui sa nagu päriselt oma kaaslast armastad, siis see abiellumine nagu see lihtsalt nii on ju. Ja siis ongi naljakas, lihtsalt naljakas vaadata, kuidas nagu mõned inimesed lähevad oma suhet lihtsalt sõna otseses mõttes rikkuma. Nagu teil on kõik jumala hästi, aga läbi selle saate nad lihtsalt nagu keeravad selle asja perse nagu sõna otseses mõttes. Väga ei sest et ongi läbi ja siis see saade lõppki niimoodi, et
kas nad siis abielluvad või mitte ja nagu noh, ongi nagu nii tugevad paarid lähevad lihtsalt laiali, ongi nagu see, et nagu show. õudne. Et ühesõnaga, ja siis ongi kõik need mingid siuksed ka, et umbes a la, ma ei tea, mingi Love is Blind ja ma ei tea, kõik need siuksed realitid, mis seal vaata jooksevad. ma ei ole üldse neid vaadanud, minu jaoks on vana kuld on Kanikul või Meksike. See on nagu oi täiesti, jumal, ma ütleks, sealt et sealt tuli nagu seda vene keele nagu oskuse poolt, ma ei tea, kotiga juurde ma arvan, lihtsalt. et täiega See oli täiega lahe seriaal. ja Ja mida mina veel tooks välja, mida ema-isa meile nagu üks päev mulle nagu rääkisid, et nemad vaatasid, on Mait Malmsteniga mingi uus sari. Siis, kui elu mis maitses see? hästi. See on see Kanal 2 või? Ja ETV-st, mida mina nüüd tahan hakata vaatama, esimese osa ma vaatasin ära, on see Von Fock, mis on just sihuke ajalooline draama ja krimi, mis on nagu nii huvitav kooslus minu arust. Ja see on tehtud just seda nagu sellel vanal ajal ja mulle nii meeldib, et on seal Lääne-Virumaal nendes mõisades filmitud, nagu Palmse mõis, Vihula, Sagadi, et need on kõik nagu nii ägedad ja vaata, kuna kui sul on mul on oma story sellega, et ise seal kunagi töötanud, et siis seda on nii äge vaadata ja ülihead näitlejad on valitud. Kuigi see oli natuke veider, et sinna on pandud mingid välismaa näitlejad ka. Et ma ei saanud aru, mis point sellel on, et meil on tegelikult Eestis väga palju häid näitlejad, aga võib-olla see on nagu vaata rikastamiseks. Et, aga neil on peale loetud eestikeelne tekst ja siis nende suu ei lähe kokku tekstiga vaata. Ja siis on natuke imelik vaadata seda lihtsalt, et kui eestlane räägib eesti keeles, siis nagu seriaal jookseb õigesti, sul see audio ja visuaal on ju. Aga kui nemad näiteks räägivad, siis nagu tundub nii veidra seda vaadata, et see tekitas mul nagu siukest, et miks. Aga noh, mis siis ikka. Okei, väga huvitav. Väga huvitav. No klassikalised seriaalid, mis ma nagu Eesti mõttes kogu aeg vaatan, on see Märgatud Eestis. See Taavi Liibemaa. No see on lihtsalt nii hea. See nagu, reaalselt see on nagu väga-väga sarnane selle Võsa Reporteri No või see on jah see. siuke Eesti content, noh. See on see Eesti kuld. Teine Eesti või kuidas nad seda. Teine Eesti, jah. Et aga samas jällegi need on nii huvitav vaadata, sest et see on reaalselt, noh, see on reaalne elu. Nagu, ma ei tea, ongi Kõik ei ole fun and Lõuna-Eestis on games, ju. on ju. Jah, täpselt. Ja Kuuuurija vahest edastab väga head contenti. Mulle Aga nagu mul on meeldib. täpselt niimoodi, et ma vaatan, et kui Kuuuurija hakkab, et mis teemad on. Kui see kõnetab, ma vaatan. Ma ei ole iga nädal nagu teleka ees, sellepärast, et see on. Kunagi mul oli Pealtnägija sama, ma kogu aeg vaatasin seda. Nüüd ma vaatan täpselt samamoodi, et mis teemad on, kõnetab või ei kõneta ja ei vaata. Ja Pealtnägija on mul ka täpselt sama, aga õnneks vaata Facebookis nad nagu teevad selle mingisuguse reportaaži, vaata. Aga sa saaksid ilma telekat elada või? Tänapäeval on väga palju Ei. nagu neid inimesi, aus, et neid inimesi, kes ütlevad, et nad üldse ei tarbigi telekat kui sellist elektroonilist toodet. No jah, vaata, kui ei oleks telekat, siis ma vaataks telefonist. Sest telefonis on ju ja see Telia äpp ju, saad vaadata. Aga see on mingi lukuauk ju. No just, seepärast ma saagi nagu, kuidas nad ilma telekata saavad. Ja mõni üldse ei vaatagi üldse telekat. Nagu Mida nad vaatavad siis? Seina. Lage. Ma ei tea, tegelevad ilmselt mingite muude, ma ei tea, tarkade asjadega, aga nagu ma ei saa, mulle nagu meeldib, kui ikkagi on olemas telekas. No ja ma tean inimesi ka, kes panevad nagu telekat lihtsalt taustaks mängima, isegi kui nad seda ei vaata, siis telekas annab nagu mingit teatud melu vaata, et sul on nagu, noh, keegi nagu oleks justkui külas või ma ei tea, mis iganes on ju. Nagu mul on talvel mingi, ma ei tea, millal see tuleb, novembris tuleb Kamina kanal, siis mul 24/7 mingi küte lihtsalt. Tuba on jumala palav. Täpselt. Et aga selles mõttes nagu, jaa, ei, selles mõttes jah, et ma ei tea, kuidas nad siis hakkama saavad reaalselt. Nagu, ei, ma ei tea. Ja kusjuures ja tänapäeval on veel niimoodi ka vaata ju, et need smart TV-d on ju kõik ühendatud YouTube'iga, Spotify'ga on ju, kõik asjad on nagu telekast kättesaadavad, et see ei pea mingi telefonis üldse midagi teama, kuigi mul on ikkagi nagu aru saanud, et telekast mulle meeldib vaadata nagu seda Eesti contenti on ju, Netflixi ja vahest YouTube'i, aga rohkem ikkagi telefonist YouTube'i
muusikat kuulata telefonist ja siis see, vahest mul on nagu see komme ka, et ma ei viitsi teleka ees nagu olla, siis ma lähen voodisse ja vaatan oma seriaale seal nagu. aga kas magamistoas võiks olla telekas või ei. kogu aeg on ei? ma arvan, et see ei ole hea mõte. Et see on täpselt sama nagu see screen time, vaata. Et ma saan aru, kes võib-olla natukene pelgab üksi magada või midagi siukest, et jätab nagu melu mõttes vaata nagu selle. Aga no ikkagi. ma ei saaks, mul on juba see, ma ei saa valgusega magada. Mul tuleb kananahk juhu peale, kui ma mõtleks selle peale, et mul kogu aeg telekas käiks. mulle meeldib kott pimedas magada, ma ei taha mingit valgust. Aga näiteks, kas sa saaksid nende silmaklappidega magada või? See on nii ängistav kuidagi. Oot just, on ju. Et pimendavad kardinad. Täiega tahaks, vot see on üks asi, mida ma enda korterisse täiega, ma just tahaks neid ruloosid, mis pimendavad. Ma ei tea kardinaid, mul pole vist kardinapuudki kui sellist asja. Aga mul on vaata kardinad. Aga ma pean uurima nagu, et kuidas neid panna sinna. Ma ei saa vist ise hakkama, siis peab kedagi paluma, aga jah. Reklaam, palun. Tooge Eelikale pimendavad rulood. Pange püsti ja sponsorid, palun. Kuidas tasumine on? No comment. Ühesõnaga, aga ikka eurodes. Eurodes, täpselt. Aga väljas käid või? Nii lambist lihtsalt. Vist tahtsingi öelda, et switchime teemat, et liiga palju läks sellest seriaalide praegust, et käin küll väljas, aga ma käin vähe ikkagi. Et pigem nagu see mingi räme pidutsemisfaas on ikkagi nagu nooruses nii palju ära, et vaata enam ei jaksa. Et see nagu, okei, teed selle peo ära, aga see on järgmine päev ikka nagu nii sul on mingi siuke. 2 päeva maha kantud. Täiesti, sa selle järgmise päeva magad põhimõtteliselt täiesti maha, onja. Ja siis ülejärgmine nagu siuke, et kurat, ongi nädalavahetus läbi, ma pean tööle minema vaata. Teise päeva magad maha, 3. päeval veel värised nagu need väätsavanurid. See takust rebane. Ja siis Väätsavanurid. Mida kurat? Mul selg valutas. sa mäletad seda, kuidas nad... Joo, räigelt vappus. See on vana klassika lihtsalt. Ja nagu täpselt, et ei jaksa käia lihtsalt enam nii palju pidudel. Jaa, aga muidu käime küll ja me käime koos. Et meil Eelikaga on nagu tekkinud see, et me nagu... Meil on omad mingi lemmikud, mingid peod, vaata mingid kohad nagu... Mingi kindel muusikastiil on ju, mida me lähme kuulama. Jaa, et me tavaliselt käimegi ju nendel DNB, nendel üritustel. Noh, mingi omad lemmikartistid on meil. Mis meie lemmikartistid on siis? Say it. Vilks. Wilkinson on ja üks meie lemmik. Siis ma läheks iga kell kuulama seda K9-i. Jaa, 100%. Saab Focus. Jaa. Oi, nice. Siis Dimensionit. Netski. Jaa. What else? mingi nägu, mingi... Et neid tõesti nagu, et kui me näeme neid nimesid ja me oleme nagu mingi, jaa, vaata, et tahaks minna küll. Aga ma ei tea, ilmselt sul on sama, et vaata, kõik need peod üldiselt nagu külmal perioodil on kultuurikatlas, vaat sinna ma enam nii minna ei taha. See on nii fucking kitsas. On jaa, ja vaata, see ongi see, et mingi... Üldse mingi ei saa tantsida ega midagi. Keegi mingi viskab sul mingi joogitäega mingi riiete või jalanõude peale, vaata, et see on nagu jumala fucked up. No ongi, ma saan igati aru, et nad üritavad oma neid üritusi nagu müüa nagu täiesti auti. Yeah. Aga kui inimesed ei saa liikudagi seal, sa ei tunne nagu mitte keegi ei tunne ilmselt ennast seal hästi. Ja vaata, kuidas nad hüppavad, vaata. Sina jääd sinna vapsi. Ma olen kõigil nagu nii kaenlaugus, nii et jaa, see on ma täiesti räägin, et klassika. hüpatakse reaalselt maha. See on õudne, jah. Jaaks see sama. See on õudne, jah, et väga ei taha ja siis seal on nii palav ja õhku ei ole ja üldse kõik on nii, environment on täiega punane ühesõnaga. Täiega. Aga muidu me armastame väga suviti käia pidudel. Nüüd me olemegi mitu suve käinud, jah. Nagu meil on oma see... oma mingid siuksed üritused, et see Pärnus see grind on ju, beach grind, siis
viimane suvi nüüd me käisime seal Võsu rannafestil, mis jättis väga positiivse mulje. Kas midagi on veel või? No tegelikult me oleme käinud päris palju, me oleme just nagu vabaõhu need üritused, me käisime Kapa festil. Jaa, Mingi täiesti täiesti Kohila mingi koht X täiesti, kohas on ju. Jaa, aga väga lahe oli. täiega. Mis veel, mingid jaanipäevapidudel oleme isegi käinud. Mulliga ja Mullita festivalil käisime. Ka siukene väga huvitav kogemus on ju. Täiega mõnus oli. Mulle nii meeldis, et see oli Tallinnas. Varemetes, vaata Pirita Varemetes. Üldjuhul on see, et vaata, kui nad on kuskil siin Tallinnas, siis on nii hea meil käia. Et sa ei pea nagu, jah. Jah, vaata, see suvi me võib-olla nagu, noh, vaata, kuna seal see Pärnu, see Beach Grind, vaata, on ju, noh, me ei saa öelda, et see on see Never Say Never, on ju. Aga vaata, need esinejad kuidagi nagu nii tobedalt seal on see aasta, on ju. Et me mõtlesime, et nagu vaata, me seekord jätame äkki selle ära, sest nii palju ägedaid esinejaid tuleb see suvi Eestisse ja me räigelt tahame minna sinna, või no mis räigelt, me lähme ka, kurat. Yeah. Me lähme sinna David Guettale. Tõmbame VIP-piletid ligi ja lihtsalt. Jaa, täpselt, et panustame selle raha sinna, sest et noh, vaata Pärnus on vaata see, me peame mõtlema nagu, kus me ööbime, on ju, mida me sööme, mida me joome, on ju, siis see festivalipilet, et sinna läheb nagu räige ropp raha, võib isegi rohkemgi, kui me lähme näiteks sinna David Guettale, me jääme 100% rahul, on ju, me saame minna jala sinna, me saame jala koju minna, ma ei tea, nagu no mida iganes, vaata. No sa saad selle raha eest mingi 3 üritust käia põhimõtteliselt, ma arvan, mis meil Pärnusse läheks. Ja. Aga Õllekale tahad minna see aasta või? Esinejad on väljas muidu või? Midagi on, aga vaata päevad pole pandud paika veel. No ilmselt ta on kas siis järgmine nädalavahetus sellest Pärnu Beach Grindist. No jaa, vaata kuna ongi nagu see, et tahaks neid nagu esinejaid teada, et vaata meil on päris tihti see, et me nagu eksprompt lähme tegelikult. Et sinna, kus nagu tuju tuleb, vaata minna, sinna me lähme tegelikult, et see pilet ei ole tegelikult mitte mingisugune faktor meil, et meil nagu tuju on, siis me lihtsalt lähme nagu. Rahad liiguvad. Ja mul ei ole nagu selles mõttes probleemi ka nagu mingi kaine olla ja vaata mingi öösel kuradi koju tulla pärast, on ju. Et selles mõttes nagu peaasi, et nagu oleks lihtsalt nagu tore ja nagu saame oma mingi peol mingi laksu kätte. Mis ma tahtsin veel selle Guetta kohta öelda, oli see, et vaata, mulle täiega meeldis see, et vaata, kui me käisime maal, vaata, läksime vanaema juurde ja nagu see oli nii äge vaadata lihtsalt, et me olime nagu 4 nagu ema, isa, ja mina ja Heilika ja me panime selle Guetta laivi, panime mingi eelmise aasta oma ja saad aru, need nagu see laiv, mida ta teeb, nagu ta tõmbab vaata kaasa neid vanu lugusid ka sinna, isegi nagu vanematele meeldis, vaata, et nagu emale oli see, tahan ka tulla. Emps kruuvis täiega kaasa ja Popsil läks jalg raskeks. Ja täpselt, et seal ongi nagu see, miks me eelkõige tahame ka sinna minna, on see, et see on nii history. See on lihtsalt nii history. Huvitav jah, et vaata mõnel esitajal need lood, et mis siis, et on 20 aastat selle tagasi teinud, see siiamaani kruvib. Jaa, räigelt. Et see on äge. Ja seda nagu, see ongi worth it minna, kogeda seda laivis ka. Jaa, 100%. Nii et tuleb jälle äge suvi. Kindlasti. Ma täiega loodan, et ilmadega on ka nagu ülihea. Vähemalt eelmine aasta oli küll räigelt okei. Oh my god, kas sa mäletad seda, kuidas me seal Võsu rannafestil olime, vaata? Ja liiv oli nii külm. Ja meil läksid varbad krampi. Täiega. Ma just kellegile rääkisin sellest töö juures üks päev, et see oli nii veidra kogemus lihtsalt. See oli nii imelik, kuidas nagu jaa, varbad olid nii jääs, et nad hakkasid viltu hoidma nagu peaks multiplex mingi skleroosis. Frank. See ei ole isegi nali. Frank. See polegi muud kui Aga hobidest rääkides, Eilika, kokandus. Minu meelest kokandus on sinu favorite, või? Ma ei tea, ma ei oska öelda. Kõik, see on nii äge, et kõik arvavad, et on. Et, oota, kui sa tahtsid öelda. Ma enam ei taha. Seda tahtsin öelda.
et see on nii naljakas mõelda, et kõik Oota, mis arvavad, see nali oli? Sina või taha? see peol, Jaan ütle meelde. et kõik nagu arvavad, et see on ja see on nagu selles mõttes, et noh, Jaa, kõik arvavad seda tõesti. ma tegin sünnipäeva viktoriini siin oma külalistele ja siis oli ka mingi küsimus ja siis kõik panid, et kokandus on raudselt lemmik. Aga mulle meeldib katsetada. Vaata, jaa, sulle meeldib mingi asju sisse teha ja mingi... asju peale teha ja siis et tahad sellest rohkem rääkida? ei taha. Ühesõnaga, et sulle meeldib ka katsetada nagu mingi need asju mingi, ma ei tea, marineerida ja ma ei tea, noh, ühesõnaga, et nagu katsetada neid, on ju, ja siis lisaks sellele nagu sa katsetad tegelikult ka nagu mingeid muid asju ka, vaata mingid ülivürtsiseid toite näiteks ja mingi, ma nägin mingit ägedat retsepti, ma tahaks teha ja minu arust selles osas sa oled küll täiega issi moodi. Ja meil on täiega see kokandushuvi selles mõttes. Ma olen täpselt teeme, meile meeldib süüa. Täpselt, nagu Anks on alati selline, et ma pean mingi, lähme seenele, ma ei viitsi. Aga pärast on mingi, anna mulle ka seeni. Konkreetselt lihtsalt. Kuigi, ma pean ütlema ausalt, ma räigelt nautisin seda, kui vaata vanaema veel elus oli ja me läksime sinna seenele vaata mitmeks tunniks. Vaat seda päeva ma reaalselt nautisin täie hingega. Võib-olla seepärast mul joppas nende seentega lihtsalt vaata. Nagu täiega tuli ja tuli ja tuli. Minu arust nagu seenel käik on nagu, ma ei tea, omamoodi Ma teraapia. vihkan neid puuke. No jaa, aga Männimetsas ei ole neid puuke niimoodi ikkagi. Ma ei tea, no siis on seal muud, ma ei tea, satikad ja mingid mul tuleb kananahki võle. Põdrakärbsed. Nagu kõnnid läbi sealt, siis kõnnid selle läbi võrgu mingi näkku endale. Ma ei tea. Põdrakärbsed ka ei ole nagu Männimetsas, need on ka seal padrikutes rohkem. Seal ma ei taha käia. Et minu jaoks on hea mets see, kuhu ma saan tossuga minna. Ma pean tossud jalga, mulle mingi jalad ei vett läbi. Ja see puuk oled sa. Rollin sul jalg ülesse. Lähme koju. Puuk kogu eluks. Ensefaliit 3000. Sa ütlesid, sa panid ükskord ühe pildi alla, et sellest inimesest ma ei saa mitte kunagi lahti. Ja nii on. Sa reaalselt sõnusid ära. Et jaa, mulle meeldib katsetada, mulle meeldib vaadata mingid kokandussaateid, mingid asju. Kas või juba seda toidujuttude podcasti vaata. Jaa, see on hästi põnev. Ma ei kuulaks seda. Päriselt või? Jaa. Mis see huvitav? Ma ei tea, miski pärast see hullult nagu kõnetab mind, kuigi see ei ole kunagi olnud nagu minu jaoks selline, et ma tahaks töötada sellel erialal või midagi, et no way, Jose. Ja vaata see kunagi, vaata, me siin just esimeses episoodis rääkisime, vaata, et toitlustuses niimoodi vaata. Sa mäletan, sa oled nagu kogu aeg olnud, et sina, üks koht on see, et sina ei taha toitlustuses töötada. Või kui me seal tikupoisis käisime söömas, siis ma nagu vaata lollitasin mingi, tere, mida jah. Siis kinda see oli isegi päris nagu lahe nagu, et paps oli mingi, mul jäi, ma ei tea, pudeli ava jäi maha, ma mingi, nii ma lähen toon teile kohe. Ma actin natuke imelikult vahele. Ei, aga see oli täiega fun, see oli naljakas, kõik kirvasid. Et nagu äge on jah, aga mulle meeldib ta hobina just nagu siuke uurid. Katsetad, kui midagi läheb hästi, siis jagad ja kui maitseb midagi. Üldjuhul mul ei lähe midagi peeti ka. Aga sa veits mõnitad mind ja tead miks või? Sest iga kord, kui see on mingi ülihea, siis ma tahan teada, mis sa sinna sisse panid. Siis sa oled mingi loll või? Miks sa kogu aeg küsid seda? Oled tähele pannud või? Siis mingi, miks sa pead kogu aeg teadma, mida sa sööd? Nagu see nendes retseptides oleks midagi räiget, mingi siukest mingit saladuslikku. Kui sa nii ütled, siis mul tulevad küll paar korda meelde, kus sa oled küsinud, jah. Ja, sest nii hea, vaata. Nii hea! Aga mul ei ole midagi nii metsa läinud, et vaata, et nagu peaks ära viskama või niimoodi, et selles mõttes on jopanud. Et kui sa oskad sita saia teha või? Aga vaata, see on oskus omaette. See näitabki seda, et mõnel inimesel on nagu kätt antud selles. Et näiteks on see, et palju sa seda soola panid sinna, siis mingi silma järgi, näpu järgi või kuidagi niimoodi. Jah, aga kuidas, mis tunne, ma peaks pool potti seda soola näiteks, vaata. Jah, aga see on kõik see harjutamise värk, nagu see, et kui sa teed, siis see ongi nagu käe sees. Et väga paljud näiteks ei suuda isegi, kui sa mõtled ise mingi toidu välja,
ja keegi küsib sult retsepti, siis sa oled mingi, well, ma ei tea, mida ma nüüd sinna panin või nagu kui palju ma mida panin. ja täpselt, et hästi huvitav ja nagu Aga see, ma veits olen õpetanud sulle ka seda vürtsikatoidu söömist ju. ja Mulle tuleb kohe need täidetud jalapeenod meelde. Et täiega head. Ja nagu ma ei oleks iialgi ette kujutanud, et ma nagu jalapeenosid niimoodi paljalt sööks. Nagu nii hea, ebareaalne. Või ma sain näiteks jälle see... kotiteedena. Said või? Nüüd ütleb. Aga mulle, ma just... Maitsesid muidu või? Ei ole proovinud, pärast võime proovida. Pärast on piip lahti. Et selles suhtes on hea jah. Mul nagu töökohaga on vedanud ikka. Jaa, seda küll. Seda küll. Aga ühesõnaga jaa, et jah, mina ei tea, minul kokandus on nagu täiega mööda külgi maha jooksnud, et muidugi on tore ja põnev ja niimoodi. Ja nagu kui keegi küsib mu käest, et kas sa oskad süüa teha, siis mul on nagu see pean oskama. Aga mis sul näiteks, mis toit sul tuleb enda arvates hästi välja? See bolognese ikka. Ja siis lasagna oskan ka teha hästi. Sibulat paned nüüd bolognese sisse või? Nii et... Ikka ei pane. No ei saa panna ju, kui siin mul pipar kodus on. Ta pikib ära kõik, ta ei söö muidu. Mingi Jaana 2. Tšau Jaana. We miss you. Aja, oota, igatseme sind. Ta on nagu, mis see tähendab? Paneb pöidla. Kõik ütle pokk. Et see on jah raske vaata, kui paljud ei söö mingit toiduaineid. Näiteks minul on väga vähe selliseid asju, mida ma ei söö. Et ma üldjuhul ei ole väga pikki. Et ma näiteks maksakastet ma ei taha süüa, sest et mulle see nagu tükina ei meeldi. Aga maksapasteet mulle meeldib, on ju. Ja. Aga näiteks mulle üldse miskipärast ei istu kaalikas. Seda ma võin. Mulle ei meeldi, vaat seal on ka see, mulle ei meeldi pehme versioon. Toorelt sööd pigem. Ma tahtsin öelda, armastan kõva. Aga nagu toorelt siis jah. See on ka rõvedar. Aga vahet ei ole. Tiisuvad ja tiisuvad. Ma enam mitte. Et aga ma mõtlen, kas mul on midagi veel. Mul vist ei olegi. Oliivid on ka, mis mulle üldse ei meeldi. Tead, mulle muidu ei meeldi, aga kunagi, kui me istusime Gretsi ja nendega ja, siis nad ostsid Rimist mingi purgi, mingi täidetud. Mille sees oli see sinihallitusjuust kuidagi pandud. Mina pekkinud teid nii head, aga ma enam ei mäleta. Isi kats sõi neid ju. Mäletad? Päriselt või? Jaa. Weird. Täiega. Kassid on ikka nii mälikud. Vaata iga kord, kui ma mingi krõpsu söön, siis Seep on kohal kohe. Seep on mu kass. Just saying. Palmoliiv tuleb. Palmoliiv! Oi jumal küll, vaene Seep. Aga kusjuures ma mäletan seda, kuidas Raimond läks lasteaed ükskord, siis ta oli mingi, me saime just Seebi koju. Kohe läks mingi kurat. Nagu mingi, jess, saime lõpuks Seebi koju. Mingi oli mustad mingi. Nad olid alguses jumala segatud, sest ta oli mingi, kassi nimi on Seep. Siis nad oli mingi, okei. Aga vaata, see tekitab segadus kõik on mingi, kas ta on emane või isane. Jah, ta on mis ütleksid? Seep on emane või isane? Ta on sooneutraalne, ta on ära lõigatud anyway. Käib tänapäevaga kaasas. Ta on furri lihtsalt. Ma peaksime lõpetama see episoodi ära mingi veits mingi. Lappes, ei. Ütle õigesti seda, palun. Lappes ei. Ühesõnaga, issand, meil läheb siin jah lappe veits, et ühesõnaga, ma ei tea, ma on siuke tunne, me oleme kõike mõnest jälle rääkinud ja ma vaatan praegu, et tund aega ja 4 minutit on väga hästi on läinud sellega. Tublit tööd oled teinud. Kus see oli? Ma ei tea praegu. Savisaar või? Ei ole või? Oh my god. Ma ei tea. Me peame ära lõpetama selle.
kuule . ühesõnaga , kuulge , oli tore jah , jah , Jah. siin olekski jumal hea lõpetada , paslik lõpetada see episood ära ja ma arvan , et mingi nädala aja pärast näeme uuesti siis uute teemadega juba ja uue hea tuju lainega , on ju ? Teeme nii . jõudu ja jaksu teile järgmiseks algavaks nädalaks . Ma ootan nädalavahetust , ma ei taha seda uut nädalat . ma ei tea , ma elan viimasel ajal selle nagu nimel , et nädalavahetus , jess . ja viimased paar nädalat olen näinud üliruttu . seda küll jah , seda küll . et täiega ma nice . ootan juba suve ja sooja , ma tahan päikest ja ma ei taha neid vammuseid enam . tegelikult aeg läheb nii ruttu , me oleme 6 pärast reisile juba . lollid . lollid . ühesõnaga , oi , kuulge , aga davai , oli tore ja Olge stay tublid. tuned ja tšau . tšau .